Tere! Minu arhitektist onu ütleb, et üks korralik maja on nagu naisterahva jalanõu. Väljast väike, aga seest suur. Meie tänane proovisõiduauto Land Cruiser V8 on suur nii väljast kui seest. Kuid huvitaval kombel sellega manööverdada on täitsa okei. Tunned, et on suurem, aga läbi läheb peaaegu igalt poolt. Lähme siis vaatame, mis elukaga meil täna tegemist on. Nii, aga alustagem siis kõigepealt mootoritest. Neid on 2, 4,5 diisel ja 4,6 bensiinimootor. Mõlemad V8, nagu meil auto mudeli nimigi ütleb. Ühisanum sissepritsega diisli võimsuseks on 272 hobujõudu ja pöördemomendi maksimumiks on 650 Nm. Uus V8 on vanast veelgi suurem ja veelgi luksuslikum ja loomulikult välja töötatud maailma kõige karmimatel maastikel sõitmiseks. Väliselt on autosid väga kerge eristada tänu uuele esivõrele, esituledele, kus on LED päevasõidutulede sektsioonid, põrkeraudadele ja tagumistele tuledele. Aga igal juhul on uus V8 palju kaasaegsem ja palju šikima väljanägemisega. Nagu kõik Land Cruiserid ehitatakse ka V8 jäigale lehtterasest raamile. Ehk siis auto kere on hästi tugev ja kuigi siin turvalisuse eest vastutavad kokku 10 turvapatja, rahustab auto juhti ja autos sõitjaid kindlasti kõige enam see, et tühimass kõige kergemas komplektsioonis on 2,5 tonni. Ehk siis, kui te sõidate teele ette jäänud Daewoo Tikost üle, siis te ei saa arugi, et midagi juhtus. Ja väga heal tasemel on siin ka müraisolatsioon. Et kuigi me oleme diiselmootoriga autos, siis isegi kiirendusel midagi nagu toimub, aga ei midagi erilist. Kahjuks kajastub kogu see mass ka ilusasti kütusekulus. Kombineeritud tsüklis tahab diiselmootoriga V8 100 kilomeetri läbimiseks saada 9,5 liitrit diislikütust. Linnas tuuakse 11,8 ja maanteel 8,5. Proovisin teha ühte väga ökosõitu ja tõsi, sain maanteel 8,7 parimaks tulemuseks. Aga see tähendab seda, et kellegist mööda sõita ei tasu. Samas tõmme on uskumatult hea ja möödasõitudega mitte mingit probleemi ei teki. Juhitavuse osas on veidikene nii ja naa. Autol on 18-tollised väljed ja üsna kõrge profiiliga rehvid. Ehk siis esimene moment oli küll selline, et auto ujus mööda sõidurida päris kõvasti. Samas ma olen nüüd mitu päeva ringi sõitnud ja enam selles suurt probleemi ei näe. Kõik tundub olema päris ilusasti kontrolli all. Luksusega ja silmailu pakkuvate detailidega pole ka salongis kokku hoitud. Meil on siin puidust ja nahast rool, ilusa läikiva lakiga kaetud keskkonsool. Autosse sisse pääseb muidugi võtmevabalt. Mootor pannakse käima siit sellest nupust. Ja üks asi, mis mulle siin eriti meeldib, on eestvaate kaamera. See on võimalik näiteks see, et kui te olete kuskil kitsast tänavast hakkate välja sõitma, siis te saate kuvada ees olevast kaamerast pildi siia keskele, et vaadata, mis toimub autost paremal pool või mis toimub autost vasakul pool. Siia V8-le paigaldatud maastikutehnoloogia väärib täiesti eraldi põhjalikku tutvustavat saadet. Me olime mõned aastad tagasi, kui see tehnoloogia tuli välja tavalisel Land Cruiseril, sõitsime 3 päeva Korsikal mägedes ringi. Siiamaani suu läheb kõrvuni pähe, kui ma sellele ajale tagasi mõtlen. Ja need maastikuvõimed on lihtsalt niivõrd uskumatult head, et see auto läheb läbi praktiliselt igalt poolt, kus üldse üks 4-rattaline sõiduk läbi minna võib. Ja loomulikult ei saa jätta mainimata reguleeritavat vedrustust. Kui tahad, saad lasta auto madalamaks, kui tahad, saad auto lasta kõrgemaks. Madalamaks, kõrgemaks. Ma ei tea, kuidas praegu on. Vanasti oli mingisuguses raadio tutvumissaates võimalus koos oma kuulutusega anda üles ka ennast iseloomustav laulupala. Kui me tõmbaksime paralleeli autondusse, siis ma usun, et Land Cruiser V8 samastuks minuga päris hästi. Suur ja soliidne, aga tiba kallis pidada. Aga teiega me kohtume juba nädala pärast. Seniks nägemist.